Kagu-Eesti maainimestel on riigi ja omavalitsuste koostöös tehtud pakkumine, millest on raske keelduda, sest 150 € eest või isegi odavamalt on võimalik liituda ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Põlva, Tartu, Valga ja Võrumaal käivitatud projekti Internet koju eesmärk on liita vähemalt 90% võimalikest tarbijatest ülikiire sidevõrguga. Fiiberoptilise kaabliga on aastakümneteks praktiliselt tagatud piiramatu andmete kiirus, mis tähendab seda, et kui on võimalik välja ehitada nüüd kodudeni ja ettevõtjateni fiiberoptiline kaabel, siis mis tahes, ütleme siis sellised tehnilised ja igasugused nüansid digimaailmas ka juhtuvad, siis igal juhul on sinul tagatud see võimalus, et sa saad kiireid andmemahte siis liigutada edasi-tagasi. Valguskaabli põhivõrku on maakondades ehitatud juba aastaid, kuid sellega liitumine ehk kaabli vedamine tee otsast koduni käib paljudele üle jõu. Just selle niinimetatud viimase miili väljaehitamiseks pakub riik nüüd abi. Küsimus on tegelikult vaja lahendada siis maapiirkondades, hajaasustustes, et nüüd maapiirkondade ja suuremate linnade digitaalne lõhe ei suureneks. Täna on ministeerium seda meelt, et maakonnas küsimused lahendatakse ära ja need, kes ei soovi või ei taha, siis nendel on alati võimalik loomulikult suure rahast ise liituda, aga täna me räägime olukorras, kus tegelikult inimesele või firmale läheb see maksma 150 €. Ma julgen öelda, olles selle teemaga väga palju tegelenud, see on väga-väga mõistlik hind. Praegu on internetiühendused maal loodud valdavalt kas vastkaabli või mobiilse ühenduse kaudu, mis kumbki ei ole üha kasvavaid andmesidemahte silmas pidades jätkusuutlik lahendus. Vastkaabel iseenesest on väga hea ja stabiilne, aga häda on sellest, et ta ei võimalda kiiresti andmemahtusid edastada, et on täna juba ilmselge takistus ja mobiilne internet on mõeldud ennekõike mobiilsete seadmete jaoks. Et püsiühenduse jaoks ei ole ta samamoodi, ei ole piisavalt stabiilne ja on omad probleemid ja hädad. Minu sõnum või mõte on see, et Võrumaa ei pea kindlasti olema nagu tagasörkija, vaid Võrumaa võiks ja peaks olema tegelikult siin esirinnas ja tegelikkuses need küsimused ära lahendama.